Tere, Katre! Tere, Harro! Suur tänu, et sa said tulla või osaleda Tarneahela konverentsil ja me salvestame seda videot küll ette, aga siiski aitäh, et oled valmis rääkima sellest, kuidas Yook oma tarneahelat on üles ehitanud. Aitäh kutsumast ja hakkame pihta. Ma alustaksin võib-olla üldisemast teemast natukene. Meil konverents on alapealkirjaga Tarneahel kui uus müük. Küsiksin kohe, kuidas sa tippjuhina sellist tarneahelat ja müüki koos näed, et kui palju neid tuleb koos juhtida, kui palju nad on eraldi, kui palju nad on süsteem, et kuidas sa sellist koos juhtimist hindad? Ja, no ma arvan, et täna, kui me räägime siis toidutööstusest, Yook toodab kaerajooki, eks ju, mis on selline uudne ja põnev valdkond, palju ettevõtteid maailmas ei ole, kes sellega tegeleks. Siis tegelikult me oleme jõudnud ise selleni, et see, mida me kliendile pakume, ei ole ju toode, et see on teenus ja see koosneb muu hulgas ka tootest, aga väga palju koosneb ta täna just tarneahelast ja eriti kui me räägime kaugturgudest, siis tarneahel on see, millega vestlused algavad ja lõppevad. Nii et kui meie sihtmärgiks on täna siis selline Laheriikide piirkond ja Kagu-Aasia näiteks, et siis seal ütleme, transporditeekond on pikenenud tänu geopoliitilisele olukorrale ja see on tekitanud ikkagi igasuguseid võnkeid, nii et nüüd tuleb olla väga kreatiivne, kuidas moodi seda tarneahelat muuta nii, et oleks selline ilus eestikeelne sõna seamless, on ju. Et ühesõnaga, et kliendil ei tekiks mitte mingisugust probleemi ja see tegelikult tähendab seda, et mitte lihtsalt see, et kuidas me kauba välja saadame, vaid ka see, et kuidas me oma tooraine sisse ostame, kuidas me ta toodetud saame, mismoodi see kaup liigub. Ja selle kauba liikumise juures tuleb tegelikult olla ka väga loominguline, et on väga suur vahe, kas sa räägid näiteks logistikaettevõttega Eestist või sa räägid logistikaettevõttega Türgist. Need võimalused ja võimekused teekonda lühendada või pikendada on erinevad ja see tarkus ja teadmine peab kusagilt tulema ja ei ole mõeldav, et see on lihtsalt kusagil müügiosakonnas keegi midagi teeb, et see on ikkagi ettevõtte jaoks selline väga läbiv teema ja tegelikult selle järgi täna me kõik väga paljuski joondume. Et selline nii-öelda müük ja tarneahel, et tänases turuolukorras me näeme, et tarneahel on see, mis müüki võimaldab, et tarneahel kui argument või toimiv tarneahel kui argument on olulisem kui kunagi varem. Ma ütleks täpne tarneahel. Täpne tarneahel, jah. Sellepärast, et kui meie kategoorias see, mida me pidevalt ikkagi kuuleme, kuna meie konkurendid on kõik globaalsed brändid, eks ju, et siis täna on see, mis valdavalt on teema ükspuha, millisele turule minna, siis valdav teema on see, et jah, et muidu on tore toode, natuke on kallis, see jutt on alati, eks ju, aga et neil on kogu aeg out of stock, eks ju. Ja kui on out of stock ja eriti sellise toote puhul, mis näiteks meie puhul on siis see, et on mingi selline vedelik, mida sa valad kohvi peale, kui sul seda vedelikku ei ole, siis on jube raske seda cappuccinot ka müüa, eks ju. Nii et seal on veel terve rida muid probleeme, mis tekib kohvikukettidel tänu sellele, nii et selles mõttes see täpsus ja korrektsus tarneahela puhul on ülioluliseks muutunud ja see tõesti tuleb ma ütleks täna kohati isegi varem jutuks kui hind. Nii et kindlasti me räägime, et tarneahel kui uus müük, ma ütleks, et tarneahel kui müük. Me tuleme tarneahela juurde varsti tagasi, ma küsin veel ka üldise küsimuse majanduse kohta, et tegelikult Yook on tulnud turule olukorras, kus me ilmselt seisame silmitsi või tekib ühel hetkel ka majanduskasv, et ettevõtte alustas tootmist 2024 veebruar, täna me oleme 2025. aasta kevades. Et kui sa praegu peaksid hindama kuidagi majandusolukorda või milline see reaalsus on, millele ütleme siis Yoogi juhtkond vastu vaatab, siis kuidas seda kirjeldada, et on meil majanduskasv, kas te arvestate mingisuguse musta luigega, mis võib välja tulla veel kuskilt, milline see reaalsus on, kuidas seda kirjeldada? Ja ega majanduskasv oleks tore küll ja eriti tore, kui te ei tuleks energeetika valdkonna kasvu arvelt, mille me lõpuks kõik ise kinni maksame, eks ju, vaid tuleks ikkagi ekspordi arvelt ja loodame, et me sinna suunas oleme teel, aga selle suureks eelduseks on see, et tekib ikkagi stabiliseerumine, meie maksukeskkond muutub ka selgeks ja arusaadavaks, et see selline pidev foon, et täna kehtestan maksu, homme ütlen, et ta tegelikult ikkagi ei tee. Nii on väga raske opereerida ja väga raske planeerida, et meiesugusel kasvuettevõttel, kes on orienteeritud eksportturgudele, võib-olla mõjutab täna natuke vähem, aga ma arvan, et suure ettevõtete jaoks on see ikkagi reaalne probleem, et selline pidev muutus, ebastabiilsus tekitab väga palju muresid, nii et kokkuvõttes jah, loodame, et see kasv tuleb, loodame, et uus valitsus teeb ka tarku otsuseid ja vaatab ikkagi väga selgelt ettevõtjate poole, et see konkurentsivõime oleks ikkagi kogu selle tegevuse keskmes, et mida iganes me teeme, see küsimus peaks olema see, et kas me sellega parandame Eesti ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel
kui vastus on ei, siis pole mõtet seda teha ja sealt edasi siis juba iga nii-öelda üksiku ametniku või osakonna poole täpselt sama küsimusega. Ja ma arvan, et kui me sellise lihtsa talupoegliku lähenemise võtame ja need küsimused küsime, et siis võib-olla mõned sellised algatused saabki edasi lükata, ütleme siis nii, või siis ka tegelikult ära lõpetada, et lihtsalt selleks, et see ettevõtluskeskkond oleks lihtsam ja kiirem. Me oleme väike riik ja meie ainukene eelis tihtipeale ongi see, et me oleme kiired, me oleme paindlikud. Ja kui me nüüd ise endale loome siia sellise ämbliku võrgu ja sellesse takerdume, siis ei ole mõtet arvata, et kusagilt äkki võib-olla paari aasta pärast äkki ikkagi tuleb see majanduskasv ei tule, sest kui ettevõte ei suuda eksportida, siis siseturg ei too meile seda kasvu sellises tempos. Mis puudutab musta luike, siis eks musta luige eripära on see, et ta tuleb tavaliselt sealt, kus üldse oodata ei oska ja eks siin see sõjafoon ja ka seesama tarneahelate teema tegelikult on ju kogu aeg just toidutööstuse jaoks ikkagi väga-väga oluline ja kui me korraks meenutame näiteks Covidi aega, siis kui pandi piirid kinni, siis ju 3 päeva üle Eesti piiri, kujundlikult öeldes mitte ühtegi makaronigi ei liikunud, eks ju. Ja võib-olla esimest korda jõudis kohale see, kuivõrd oluline tegelikult on kohalik toidutööstus, et me suudaksime oma inimesed ikkagi kriisiolukorras ära toita. Ja me ju ei tea, milline see kriis tuleb. Ja ma arvan, et selleks tuleb nagu igatpidi valmistuda. Ja selleks, et toidutööstus oleks tugev ja suudaks toita, on väga oluline, et toidutööstus suudaks eksportida. Need 2 asja on omavahel väga seotud, nii et eks me seda musta lõike kusagil kuklas ju kogu aeg on, et midagi kindlasti jälle nagunii juhtub. Selles mõttes on ära treenitud, et siin Covidist alates kogu aeg on ju midagi juhtunud ja see on muutunud mingis mõttes nagu selliseks normaalsuseks, et sa seda stabiilset aega, ma arvan, et keegi enam tänapäeval ei mäletagi. Aga kust ta täpselt tuleb ja mis kujul, see on muidugi suur küsimus. Lähme korra 1,5 aastat tagasi ajaloos, et kui me oleme siin 25 kevad, vaatame perioodi, mille sa ehitasid jookitehast Türil. Et kui sa seda perioodi meenutad, see oli umbes selline 2-aastane lõik. Kuidas see tehase ehitus selles mõttes just läks? Et mida see sulle, kui ütleme siis karastunud ja varem mitmeid projekte juhtinud ja turule toonud juht, mida sa õppisid, mis oli ootuspärane ja millised olid sellised, ütleme, ootamatud tagasilükked või ütleme sellised ootamatused, mis tekkisid teile? Ja eks põhilised ootamatused olidki jällegi taaskord seotud tarneahelatega, mis olid sealt Covidist vaikselt hakanud taastuma. Ja ma pean silmas siis, et mida see tarneahel tähendab, et meie puhul tähendas ka siis seda, et kuidas valmivad seadmed ja mis järjekorras nad meile siis kohale jõuavad. Ja kui seal seadmete valmistajatel Covidi ajal samamoodi olid ju pikad pausid, ei saanud teha, järjekorrad muudkui kuhjusid, et vaikselt siis hakkasid nii-öelda need pusjad lahti ennast arutama ja kõik nagu hakkas toimima, siis tuli Ukraina sõda, eks ju, ja tuli teistmoodi probleem peale, mis muuhulgas väljendus siis ka selles, et ei olnud saada siis ka selliseid automaatikuid insenere, keda paljuski Ukrainast tuli. Ukraina on väga tugev toidutootmismaa ja need inimesed siis kas olid sõjas või põgenesid või ühesõnaga neid ei saanud kätte ja tekkis vaakum ja kui sul nüüd ühelt poolt hakkavad hilinema seadmed ja teiselt poolt sul ei ole piisavalt insenere, et siis see probleem on nagu suhteliselt suur, et kui sa maja ehitad, et tahaks nagu vundamenti valada, aga kohal on ainult katusematerjalid, et siis väga raske on seda maja niimoodi püsti saada, et eks selle tehasega oli sama lugu. Ja võib-olla selline takerdumine tarneahelates oli see, milleks me ei olnud päris valmis. Me loomulikult arvestasime oma ehitusse sellise väikese puhvri, aga mitte nii suure puhvri, et me ikkagi hilinesime peaaegu pool aastat ja eks oli väga keeruline aeg üle elada. Ja lisaks sellele tekkis meil siis igast muid ootamatusi, et siis kui lõpuks sai kokku liidetud, siis meie seadmete elektrivajadus, eks ole, siis meie oma pühas naiivsuses arvasime, et mis seal on, et ostame natuke ampreid juurde, meil ei olnud väga palju puudu. Aga siis tuli välja, et nii ei saa ja tuleb ehitada keskjaam ja siis madalpinge alajaam, keskpinge alajaam ja madalpinge alajaam. Ja siis oli kätte jõudnud detsembri algus ja meil oli siis seda komplekti vaja järgmise aasta jaanipäevaks. Ja siis lugupeetud riigiettevõte ütles, et kui nad väga kiiresti tegutsevad, võib-olla siis 1,5 aastaga, aga pigem peab 2 aastaga arvestama, et selle särtsu ikkagi majja saaks. Mis sa selles olukorras teed, et eks tuleb natukene kasutada ikkagi sellist võib-olla nõukaajast jäänud nahaalsust, et kõik see vale häbi maha pesta nii-öelda ja lihtsalt mõelda, et kuidas saab ja leida üles need inimesed, kes võib-olla äkki on nõus aitama selles mõttes, et viivad sind kellegi järgmise juurde või annavad nõu, kuidas seda olukorda lahendada.
ja noh, lõpuks me sellise täiesti ebakonventsionaalse pakkumisega siis riigiettevõtte juurde ka läksime ja tegelikult selle probleemiga lahendasime. Rahaliselt küll võib-olla mitte kõige nagu meeldivamas vormis selles mõttes, et see oli siis selline erasektori, riigisektori koostöövorm, kus riik ikkagi krahmas selle kõige kallima varanduse nagu endale, aga vähemalt me saime särtsu majja ja saime hakata nagu tootmist ette valmistama ja noh, selliseid olukordi oli veel. No tagantjärgi tundub kõik natuke naljakas ka, et ma olen mõelnud, et tegelikult oleks ilmselt päris mitu nagu Kreisi raadio episoodi saanud meie koosolekutel filmida, et üsna sellised absurdsed olukorrad olid jah, mille peale isegi ei tule, et noh, teine asi, et sul on kohal üks maailmatuma suur ja tähtis tünn, eks ole, noh, tank on ju 30 tonnine, noh, võite ette kujutada maast laeni, lagi on seal 7 meetrit kõrge ja siis tuleb välja, et see tank on 20 sentimeetrit liiga kõrge ja ta lihtsalt ei mahu keerama. Ja siis sa vaatad seda tanki ja vaatad oma tootmist ja saad aru, et noh, et siin ei olegi muud varianti, et tuleb tellida kraana, võtta katus lahti ja lihtsalt läbi katuse sisse tõsta, sest mitte ühtegi muud varianti ei ole. Ja kui seda kohe ei tee, siis sul lükkub kogu protsess veel 3 nädalat edasi. Ja noh, siis see tuleb kõik päeva pealt leida, eks ole, et selles mõttes see, kuidas ma ütlen, et selle tehase ehitamine, et ega see nõrkadel ei ole ja kogu aeg tuleb nii-öelda tundled väljas hoida, et noh, et selge on see, et midagi ei lähe nii, nagu sa planeerid ja kuidas siis ja kui hästi sa suudad seda olukorda lahendada ja kui palju sa saad meeskonnale toetada, et noh, see oli üks hindamatu ja karm õppetund. Aga nalja sai ka, mis oli tore. Aga lähme tarneahelate juurde, et üks on siis nagu see hoone ja kõik need seadmed, mis oli vaja tellida, et nendel on omaette tarneahel, kus oli väljakutseid, aga kui me räägime nüüd ärist kui sellisest, et ülespoole tarneahel ja allapoole tarneahel, et see ilmselt käis ikkagi paralleelselt tehase ehitusega, et sa tõenäoliselt olid ettevõtte juht ja tarneahela juht samal ajal. Kuidas sa ehitasid üles, ütleme siis äri sellist võidukat tarneahela strateegiat samal ajal? Ja no selline jah, ütleme kokk-keevitaja traktorist tuli olla seal tõesti, et ja glamuurist on asi väga kaugel, on ju, aga tõesti on see, et noh, korraga ehitad, eks ju, korraga sa arendad ka toodet, sa pead aru saama turust, siis sa pead tegema turuvisiite, looma juba seda nii-öelda võrgustikku või networki, et kellele sa siis ühel hetkel müüma hakkad, juba osaled mingisugustel hangetel, et saada aru, kas sa üleüldse oled konkurentsivõimeline või mitte. Ja selle kõige juures taustal on siis see, et sa tead, et sa tahad teha asju teisiti. Sa tead ka seda, et sa oled esimene Eesti ja Baltikumi ettevõte, kes mingisugust seesugust toodet üleüldse toodab, mitte kellegi käest nõu küsida ei ole. Kõige lähem, kelle käest oleks nõu küsida, on Soomes, aga noh, need ei räägi üldse mitte midagi, nii et kõik tuleb ikkagi endal nagu välja mõelda ja kui sa selle kõige juures tahad olla ka planeedisõbralik ja leida oma tooraine võimalikult kodu lähedalt konkurentsivõimelise hinnaga, võimalikult nii-öelda selle sama seamless kohale toimetamisega ja samal ajal olles siis valmis selleks, et kui tellimus tuleb, pead üleöö nagu 10 korda kasvama ja olema selleks võimeline nii personali kui tootmismahu kui ka väljaveo mõttes ja kuidagi pead sa ära lahendama selle kõige käigus ka logistika, et eks ta selline noh, paras pusle on, et see ettevõte, kes on juba tegutsenud ja siis ütleme, et võtab juurde mingisuguse uue äri või mingi segmendi või tahab näiteks hakata hoogsalt eksportima, noh, sul on siiski midagi olemas, sul on mingid protsessid, sul on mingid inimesed, sul on nagu mingisugune arusaam, on ju, et kuidas see asi käib. Meil ei olnud mitte midagi ja kõike tuli nullist ja sinna juurde siis ka veel loomulikult kogu see majandustarkvara ja kõik see nii-öelda digitaliseeritud ärijuhtimine, et eks see oli üks selline noh, huvitav ülesanne. Kui sa saad välja tuua näiteks mõne võtte oma tööriistakastist, et mida sa kasutasid, kuidas sa lähenesid, kui palju aega sa pühendasid nädalas näiteks just tarneahel eraldi, et on sul mingisugune kindel, ütleme siis võiduvalem, mis alati aitab ka tarneahel planeerida, eriti sellises olukorras, kus ettevõttele tuleb nullist ehitada. No, ma ei tea, kas see nüüd päris võiduvalem on, aga see, mis me kokku leppisime, et noh, alati on plaan A ja plaan B ja need plaan A ja plaan B peavad olema enam-vähem võrdväärsed, kui selle plaan A-ga midagi juhtub, et sa saad väga kiirelt asendada ja mis on siis selle asendamise hind, eks ole, kui palju sa oled nõus siis võtma riski, maksma rohkem, mis iganes, aga see plaan A, plaan B oli meil igal juhul alati olemas ja noh, on siiamaani loomulikult. Ja see puudutab nii sisse tulevat kui välja minevat või ülespoole, allapoole tarneahelat. Ja teine asi, mis me kohe alguses leppisime kokku, on see, et me teeme ainult neid asju, mida me oskame või vähemalt tahame osata ja neid asju, mida me üldse ei oska, neid teeb keegi teine. Ja seda teenust me ostame sisse, ehk et kui me võtame sellise Eesti, ütleme kesksuure toidutööstuse, tavaliselt on ikkagi mingisugune osa logistikast on kusagil tootmisettevõtte juures või tootmisüksuse juures
Ja noh, see on üks kõige raskemaid osasid alati leida neid inimesi sinna, seda kõike manageerida, eks ole. Noh, me otsustasime kohe alguses ära, et seda me ei tee. Et meil on olemas väike üleööladu, aga me veame sealt kohe välja ja noh, meie jaoks ülioluline on leida siis selline logistikapartner, kes siis on võimeline noh, tõesti sama kiiresti reageerima, nagu meil vaja on, eks ju. Ja selle logistikapartneri leidmine selles mõttes ei olnud lihtne, et suurtega on ikka see, et neil on oma mingisugused sellised protsessid, omad mingid arusaamad ja sealt nüüd öelda, et kuule, et noh, näed, täna tuleb sulle, ma ei tea, 1 auto, aga homme tuleb äkki 10 ja siis sealt on vaja 5 tükki sinna saata ja 4 tükki sinna saata ja 1 jääb alles. Noh, ei olnud lihtne, aga nii me tegime jah, nii et see plaan A, B, siis tee neid asju, mida sa tead, et sa oskad ja jäta siis kõik muu, mida sa ei oska kellelegi, kes on selles valdkonnas professionaal. Aga noh, see eeldab loomulikult väga-väga head koostööd ja sellist teineteise mõistmist, aga lõpuks see kõik on inimeste vahel, et kui inimeste vahel klapib, siis tavaliselt on kõik võimalik, nii et ettevõtte üksinda oma ordenitega võib-olla ei ole nii tähtis, et tähtis on ikkagi see, kes sul üle laua istub vastas ja kas ta sind mõistab ja tahab sinuga koos teha või ei taha. Palju teil selliseid tarnijaid või teenusepakkujaid korraga töös oli, et kui palju see nii-öelda see müügieelne tarneahel, kui suur see oli? Jaa, see müügieelne tarneahel kuskil, noh, ma ütleks võib-olla selline, ma ei tea, 10-15 ettevõtet, mis puudutab sellist tooraine poolt ja sellist, ütleme, tooraine pakend, noh, sellised kriitilisemad asjad. Noh, lisaks sellel on meil ju see tehase ülevalpidamine varuosade pool, eks ole, kogu see tehnikud, kes käivad hooldamas, kogu see seltskond, nii et noh, ja seda kõike sa pead ju paralleelselt tegema, et sa remondid või täiendad midagi ja siis noh, tootmises midagi alati läheb kogu aeg katki, et mingi pump otsustab üles öelda või mis iganes, sa pead suutma selle kiiresti ära vahetada, et tootmine ei saaks kannatada, et see mikrologistika selle kõige juures on ka tähtis, et oleks spetsialistid saadaval ja nii edasi. Ja siis see väljavedu sõltub sellest, kuidas nende klientidega on ja kus kaugel nad parasjagu asuvad, et Eesti ja Baltikumiga on lihtsam, kaugemate riikidega on päris keeruline, et näiteks Kuveiti konteiner jäi 6 aega hiljaks, ega keegi väga selgitusi ei anna, aga see 6 aega hilinemist tähendab tegelikult 2 kuud väiksemat müügiperioodi ja ka ajastuse mõttes probleemi, sellepärast et see, mis pidi kohale jõudma enne Ramadani, saab nüüd lettidele tegelikult pärast enda Eidi püha ehk siis aprilli keskpaigas, et me oleme kaotanud tegelikult umbes 2 kuud ja noh, see võib olla meile potentsiaalne probleem. Kui seda allapoole tarneahelat vaadata, siis samaaegselt sa olid ka müügijuht, eks ole, et kõike tuligi korraga teha, et kui korra analüüsida just seda müügivõrgustiku loomist, siis millised tõekspidamised sul seal on, kuidas sa seda ehitad? Ja. Mis sind alati aitab? Ja, no seal on ikkagi see, et sa pead noh, ühesõnaga, et kui on selline mõte, et sa tahad midagi päris nullist teha, et siis mida varem sa seda võrgustiku ehitamist alustad, seda parem, sellepärast et eriti kaugete riikidega, et seal on vaja ikkagi nende inimestega, taaskord inimesed, ehk et nende inimestega on vaja ikkagi saavutada selline normaalne inimlik suhe, et see ei ole kunagi nii, et sul on toode, sul on hind ja noh, ütle, kas saad tuua, ei saa tuua, et see on alati midagi veel. Ja selles mõttes seda müügivõrgustiku ehitamist me alustasime 1,5 aastat enne seda, kui me turule tulime mõningates riikides. Ja noh, täna on näha, et sellest on olnud ikkagi kasu selles mõttes, et meid võetakse sellise noh, juba tuntud tegijana, kuigi me oleme ju vaevu aasta aega turul olnud, eks ju, et meisse kuidagi usutakse ja meid usaldatakse. Et see usalduse loomine, professionaalsuse näitamine kindlasti üli oluline ja seda tuleb teha nii palju kui vähegi võimalik ja pigem kohtuda, käia rohkem, kui teha seda vähem ja noh, sellist agressiivset kliendi ootamist noh, selles äris, kus meie oleme, ei ole võimalik teha, et sa ikkagi pead ise olema kogu aeg nii-öelda lennus ja sõidus ja kõik võimalike erinevate kultuuridega kohanduma, et seal loota seda, et nüüd keegi nagu ennast Eesti või Põhjamaade järgi kuidagi painutama hakkab, et noh, seda kindlasti ei juhtu, et siis jääd sellest stiilist ilma. Ma saan aru, et sa pead hästi oluliseks seda ka, et ei tekiks olukord, kus ettevõte tegeleb hästi pingsalt tootearendusega ja ootab, millal toode valmis on ja siis hakkab müüma. Tegelikult tuleb arendusfaasis hakata müüma, et saaks juba tegelikult ju turul testida toodet, kas sellises vormis või ütleme sellisel kujul seda üldse turg tahab või nõuab. Ja, täpselt ja noh, ega selles mõttes ikkagi fake it till you make it, et noh, meie puhul vähemalt, et ega siis see, mismoodi me alguses ringi käisime, noh, meil ei olnud ju mingit adekvaatset toodet, meil oli mingisugune heal päeval väike klaaspudel, hullemal päeval siuke 3-liitrine kraaniga kilekott, eks ole, nagu see mahla, eks ole, oma, et noh, see, ma arvan, et võis, noh, meile endale tundus see kõik nagu jube äge ja jube kihvt on ju, aga noh, võib-olla mõnel inimesel tundus, et mingid täitsa nagu noh, sellised natuke nagu võib-olla noh, unistuses elavad inimesed, ütleme siis viisakalt on ju, aga noh,
lõpuks ongi see, toidu puhul on selles mõttes võib-olla lihtsam, et seal on ikkagi see, et maitse loeb, on ju, et vahet ei ole, mis asja seest ta sealt välja tuleb. Kui inimene veendub, et see maitse on suurepärane, siis sealt edasi on juba natuke lihtsam rääkida. Aga ikkagi on see, et nii kaua, kui sa vehid kätega räägid, et jube äge tuleb, et nii kaua, kui sul päriselt seda asja olemas ei ole, kui sa päriselt turul ei ole, et siis on probleem. Aga täna, kui me ütleme, et me oleme oma koduturul saavutanud 10 kuuga 25% turuosa, see on juba nii kõva sõna, et see üksinda on juba nii suur müügiargument, et sealt edasi on juba nagu oluliselt lihtsam hakata rääkima. Aga see aeg muidugi, mis me alguses seal tegime koos oma müügijuhiga, käisime terve maailma läbi niimoodi, et rohkem nagu vahepeal kuulasime ja siis võtsime tarkuse kaasa, tulime koju, ütlesime siis nii, toodet tuleb nii arendada, on ju. Et eks oli niisugune tore aeg, aga täna juba ütleme niimoodi, et natuke rohkem kahe jalaga maa peal olles on ikkagi selles mõttes kuidagi nagu lihtsam ja selgem, et on natuke lihtsam aeg. Kas sul on juhina mingisugune, kuidas mõelda, kui kaevaks lahti selle, kuidas sa asju teed, et mitu erinevat suunda on kogu aeg arendada, tehas, tarneahel, tootearendus ja nii edasi, et kas sul on mingisugune süsteem, mis aitab sul teha, on sul mingi, kuidas ma ütlen siis, mingisugune tabel, mingisugused protsessid, mida sa oled isiklikult endale loonud, et kõik saaks tehtud ja kuidas sa kõigil silma peal hoiad? Ja, eks see tuleb kogemusega ka, et see peab olema sul kuidagi nagu DNA-s ja sa pead selle nii-öelda vooluga selles mõttes ise ikkagi hästi kaasas käima, et need prioriteedid sellises väga kiires kasvufaasis väga palju muutuvad, et hommikul lähed tööle, on mingi üks mõte, õhtuks on sellest saanud mingisugune teine mõte. Ja mis meie jaoks võib-olla ka on selline väga suur pöördumine ja muutumine sellel aastal on siis see, et kui me eelmisel aastal ikkagi me startisime, meil oli väga suur tähelepanu oli tehnikal ja tootmisel, et saada see korralikult käima, me tegime seal päris palju vigu ka, eks oma katsetootmistega ja ühesõnaga õppisime nii-öelda töö käigus. Et siis sel aastal meil on nagu ikkagi väga selgelt välja öeldud, et me muutume müügikeskseks organisatsiooniks ja kogu meie nii-öelda power läheb siis selle peale, et see müük kiiresti üles tõmmata kaugturgudel, just eelkõige eksportturgudel. Et see on selline mõtteviisi muutus ja see, et müük ja turundus on vedurid ja kõik ülejäänud protsessid peavad selle järel joonduma, et eks see on ka tegelikult meie tootmispersonali, kes eelmisel aastal oli kogu aeg tähelepanu keskpunktis, et eks see tekitab selliseid võnkeid ja ma ütleks, et täna võib-olla see tähelepanu, protsessid on sellise hurraaga käima joostud, eks need tuleb kogu aeg pidevalt kohandada, midagi muuta, aga täna võib-olla pigem just see kultuuri ehitamine ja selline ettevõtte nagu suunamuutusele kaasaaitamine, et see on võib-olla isegi kõige olulisem ülesanne, et seda rääkimist inimestega on hästi palju ja seda tabelisse panna ei saa, et sa pead inimesi tundma, sa pead aru saama, kus nende mured on ja sellesse nii palju kui võimalik seda aega pühendama. Et see on võib-olla, ütleme, minu jaoks päris suur väljakutse, sest et kõike muud on ju ikkagi samal ajal vaja teha ja eks ma ise olen ju selline paras müügimees ka siiamaani, et eks see võtab palju ressurssi, aga see on võib-olla tähtis ja aga protsessid, loomulikult mingisugused rutiinid, asjad on meil paika loksunud, midagi me teeme. Meil on üldine põhimõte on see, et kõik, mida me saame, me automatiseerime või digitaliseerime, et võimalikult nagu inimestelt seda bürokraatia koormust ja sellist nagu tohutut mingit protsessi juhtimise koormust maha võtta, et me oleme täna ikkagi väiksed tegijad ja suudame ikkagi veel teineteisega nagu rääkida ja mingid mõistlikud sammud kokku leppida, et pole mõtet võib-olla seda nii-öelda paberimajandust liialt suureks kasvatada, aga me peame olema valmis selleks, et ühel hetkel, kui me peame hüppama, et siis on meil ka selleks ajaks me oleme teinud ettevalmistused, et see hüpe saaks toimuda. Et ka see tiksub kusagil kuklas kogu aeg, et okei, täna me teeme neid asju, selline on see plaan, aga näed, järgmisel aastal me peame olema veel 2 või 3 korda suuremad ja siis need protsessid, need inimesed, kogu see meie tootmine, ka tarneahelad loomulikult, eks ole, peavad olema selleks kõigeks valmis, see peab olema ette valmistatud, nii et ma arvan, et juhi üks selliseid võib-olla selliseid põhilisi ülesandeid on ju see, et sa pead kogu aeg suutma 2-3 sammu ette näha ja selleks kogu aeg tegema ettevalmistusi lähtuvalt siis ressurssidest, mis sul selleks olemas on ja kui neid ressursse ei ole, et kas sa saad neid kusagilt siis juurde võtta. Et see igapäevaelu nagunii, aga see tuleviku vaatamise võime peab sul olema ka ikkagi ja eks see on niimoodi, et kogemust natukene ja kuulad natuke teiste pealt ja õpid ja vaatad ja siis proovid midagi leiutada seal. Aga lähme konkreetseks, et 2-3 sammu ette näha, et mida sa praegu näed, ma saan aru, et see müügikultuuri ehitamine, kõik see pool, aga mis on need konkreetsed muutused, mida sa praegu alla jooniksid, need digitaliseerimised, võib-olla need protsessid või need töölõigud, mida saab digitaliseerida, et mida sa ette näed sellist, mis täna on tööl laual praktiliselt juba töös, mingid muutused, mingid arengud?
mis siit välja tuua? Ja noh, väga suur teema tegelikult ongi see nii-öelda sissetulev tooraine, varuosad, noh kogu see nii-öelda maailm on ju, mida tahaks tõesti digitaliseerida maksimaalselt, nii palju kui see vähegi võimalik on, et see inimfaktor sealt välja võtta, sest et lihtne on sinna ära kaduda, lihtne on teha vigu ja see viga võib meile väga kalliks maksma minna, nii et see on kindlasti meil väga suures fookuses, kuidas seda nii-öelda noh, tõesti maksimaalselt võimalikult teha ja võib-olla teha nii, nagu varem ei olegi tehtud, eks ju, et sellega me teeme siin nii-öelda oma maja sees täna kõvasti tööd ja loodame siis, et äkki teeme mingisuguse hea leiutise ka lõpuks on ju, et see on väga-väga oluline ja lihtsalt noh, võib-olla lihtsa näite baasil on seda lihtsam seletada, et nagu ma rääkisin, tootmises kogu aeg midagi juhtub, noh, see ilmselt ei ole kellelegi mingi üllatus. Aga kui sul näiteks on mingisugune suur Lääne-Euroopa jaekett, eks ju, kellega sul on kokkulepe, et sul, ma ei tea, iga päev läheb välja mingisugune X rekat, eks ole, siis noh, tal ei ole võimalik öelda, et oota, kuule, ma nüüd siin vahetan seda pumpa, tähendab, on ju, et kui leidsin, et 3 nädala pärast tuleb, on ju, et noh, vahepeal ei tooda, noh, see lihtsalt ei ole võimalik ja sa pead selleks olema valmis, aga samal ajal on sul ju rahavoog, eks ju, et keegi ei taha panna ju raha sinna mingisuguste jublakate alla sinna lattu istuma, et noh, äkki ühel päeval läheb vaja, on ju, et nii nagu vanasti, et kui Volga oli, et siis teine Volga oli pagasnikus kogu aeg varuosadena kaasas, et noh, see aeg on ikkagi möödas. Nii et sa pead kogu aeg nagu balansseerima ja kuidagi seda kriitilisust hindama ja see on puhas professionaalsuse küsimus ja teistpidi ka ikkagi see, et noh, ühel hetkel sul see nimekiri lihtsalt on niivõrd pikk, sa ei suuda, mitte ükski inimene ei suuda seda enam ära hallata, on ju, et siis on ikkagi see, kus robot võiks tulla appi ja äkki AI-st on ka seal abi, on ju, et ma ise loodan. Et see kindlasti. Teine on muidugi siis kogu see, ütleme, kriitilise tooraine, seesama tagavaraplaan, et see oleks pidevalt töös, et sa pead nende ettevõtetega suhtlema, kogu aeg kontrollima, kuidas hindadega on, kuidas saadavustega on ja nii edasi. Ja on teatud hulk toorained, mida me ei saa välja vahetada. Et meil võib see plaan B nagu olla, aga ütleme nii, et see on väga riskantne, et seda vahetada. Ja mis tähendab seda, et see plaan A peab olema täiesti veatult töös ja sa pead kogu aeg seda nii-öelda puhvrit hoidma, et kui midagi juhtub, et siis sul oleks ikkagi, juhtub siis heas mõttes, et müük läheb üles, et sul oleks siis piisavalt sealt vahelaost võtta. Nii et jah, neid asju on palju. Vestluses saabki kaasa võtta selle, et plaan A, plaan B, et ükskõik mis mõte on või suund on, et saab selle siis nii-öelda töösse panna, kindlasti keskenduda asjadele, mis on siis ettevõtte tugevused, mis ei ole tugevus, saab outsource'ida, eks ole. Ja väga hoolega mõelda selle peale ka siis, et mõelda 2-3 sammu ette, et mida täna juba teha selleks, et siis valmis olla võimalikuks ootamatusteks ja pööreteks. Ja noh, teine asi muidugi see ka, et meie eelis on täna see, et meie vastas on suured kontsernid. Nad on väga aeglased ja neil on tohutult suured mingid sisemised protsessid, noh, see ongi seesama, mida me üritame vältida, eks. Meie eelis on see, et me oleme kiired, me oleme paindlikud ja kui sa näed, et konkurent on kusagil hädas, siis see sinu jaoks on tegelikult võimalus. Ja nüüd on see, et kas sa selle võimaluse suudad ära kasutada ja kas sa suudad teha midagi paremini ja läbi selle kliendi enda külge kuidagi paremini kinnistada ja jõuamegi jälle ringiga selle tarneahela juurde. Ma lihtsalt ühe näite toon, et noh, me selle Lähis-Ida ja ütleme just eriti laheriikidega siin päris palju tegeleme ja see teekond täna kaubaga on sinna ikkagi väga pikk, et see on 2 kuud. Kuna laevad sõidavad ümber Aafrika lõunatipu, eks ju, et nad ei lähe läbi Suessi, Euroopa laevandusfirmad. Aga sõidavad läbi Suessi ikkagi kõik need laevandusfirmad, kes on näiteks kusagil Türgis või sealkandis, eks ole. Et tegelikult sa läbi selle saaksid oma selle tarneahela palju lühemaks teha. Nüüd on küsimus, et kas sa leiad korraliku partneri, eks ole, ja kas see kõik, mis sa kokku lepid, kas see ka nagu päriselt peab. Aga põhimõtteliselt sul peab olema see võimekus leida, et koostööpartnerid leppida midagi kokku, eks ole, ja hakata siis teistmoodi tegutsema. Ja selle tulemus võib olla see, et sa seod oma kliendi, kelleks võivad olla mingisugust väga suured distributsiooni ettevõtted näiteks, seod sellega ära, et see ei ole see, et sa pead kogu aeg oma hinnast midagi ära andma ja kogu aeg seal niimoodi võnkled sellise pluss-miinuse peal, vaid see võibki olla see, et sa suudad talle tagada sellise tarneahela, et ta ütleb, et noh, vahet ei ole, et su hind on natuke kõrgem, toode on ka tegelikult väga hea, aga sa tood mulle alati selleks päevaks kohale, kui mul vaja on ja see on sinu kõige suurem pluss ja me teame, et suured kontsernid ei suuda seda teha. Aitäh, Katre, selle aja eest, intervjuu eest. Oli huvitav. On asju, mida kaasa võtta. Aitäh. Aitäh.